Mängutegelaste loomine käib Characters sektsiooni kaudu. Kõigepealt tuleb lisada uus tegelane, määrata talle nimi, näiteks sõdur, ja seejärel sisestada pilt, mis seda tegelast kujutab. Meie teeme praegu kõige lihtsama versiooni, et sisestame standard animationina ühe staatilise pildi. Select, otsime üles sobiva kujutise, näiteks sõdur _01. E-Adventure soovib, et kui tegelastega on seotud erinevad animatsioonid, siis tuleb need failid nimetada kõik sarnase malli järgi, mis koosneb siis tegelase nimest, _, ja animatsiooni kaadrist. Aga hetkel me animatsioonide loomist ei vaata, seetõttu ongi meil ainult üks fail siin. Valin ta välja ja choose animation. Nüüd ta küsib, et kas ma soovin seda sama pilti kõikide animatsioonide erinevateks kaadriteks. Hetkel jah. Edasi on mul võimalik iga animatsiooni alamkaade eraldi sisestada, aga hetkel ma seda ei tee. Kui mängus on veel tegelasi, siis tuleb nad kõik siin Characters sektsiooni kaudu sisestada. Järgmine samm on siis see, et see tegelane tuleb tõsta mõnele stseenile. Selleks tuleb minna stseenide sektsiooni, valida välja konkreetne stseen, kus ma seda tegelast tahan näha, näiteks värav. Ja siin stseeni tööaknas tuleb avada leht Element References. Lisan siin uue elemendi, valin Add NPC Reference. NPC tähendab Non-Player Character, ehk siis arvuti poolt juhitavad tegelased. Ja valin siis tegelaste loetelust selle kuju, keda ma tahan antud stseenil näha. Hetkel on siin loetelus ainult üks tegelane ja valikut ei toimu. Okei. Ning seejärel määran siis ära selle tegelase asukoha. Ja kui vaja, määran ära ka tema suuruse.